jumalast austan täna. Me võime neid Täielik lugusid show. üksteisele rääkida, aga kui me ei salvesta. Ühesõnaga, me rääkisime kõik põnevad asjad nüüd ära ja siis Läks väga. vajutas salvestamise nuppu. Nii et teie peate lihtsalt lugudega leppima täna. Sorry. Okei, aga Kuule, No. ei, introks veel üks hästi vahva asi samalt kohtumiselt, millest ma enne sulle rääkisin, oli see, et kui mu nimi visati välja ühischatis, siis esimene kommentaar oli see, et ma tean, ma kuulan seda podcasti, mida ta ka teeb. Väga nice, väga nice. Et siis kas ma pean ka ütlema, mul on ka juulist alates tööd vaja. Juhul, kui te kõik kuulate. Ma võin ka igast asju teha. Paneme oma tsirkuse püsti. Jah, see on meil ammu plaanis juba. Me Hediga oskame teha sarnaseid asju, aga üks teeb ühte paremini, teine teist paremini. Ja me oleme need yin ja yang on või? Ja tandem, paarisrakend. Issand, mul oleks pea olutama. Kes see on nüüd siin? Kas paarisrakendi kohta tavalised inimesed, ma kõlan nüüd nagu mingi hobusekäru, aga hobusekäru. Okei, teeme saadet. Teeme saadet. Võtan kokku ennast. Tere, armsad külmaveristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki, üks hobusekäru juhtidest. Ja mina olen Heidi, ma olen siis teine kärutaja. Appi, ma oleks peani valutama, aga see on nii naljakas. Ühesõnaga, me peaksime hakkama tegema. Okei, nii, alustame kohe ühe ajurünnakuga ja palun kommentaarides kirjutage, mis te sellest arvate. Et me võiksime hakata tegema pre-show'd, kus me lihtsalt läheme oma lolli juttu. Ja siis me paneme selle meile sinna ja membership'ile YouTube'i. Sest et see on priceless. Mul on nii kahju, et ei salvestanud sellel ajal. See oli priceless täna. Seda me natuke salvestasime, seda hobusekäru. Natukene, aga kõik eelnev. Jah, aga kõik seal eelnev. oli vähemalt 9 minutit. Ärisaladusi. Jah. Mida nagunii ei oleks saanud teile anda, nii et. Ja, aga siis me järgmine kord teame, et me teeme teistmoodi ja võtame rohkem aega varuks. Ma arvan, et seda võib uuest hooajast alustada, sest suvel on äkki rohkem aega, loota ju võime. Võib loota, jah. Ma mõtlesin ka, et meil on nüüd muuseumi pidulikult tehtud ja et nüüd saab võtta vabamalt, aga juba täna läks esimene Hard Rock Laagri artikkel üles, nii et. Ja siin me oleme. Ja minul on homme uue kliendiga esimene kohtumine, nii et. Töötud indeed. Tudeng siiski. Aga on meil midagi Creepersit ka vahepeal juhtunud? Ja täna juhtus just enne, kui ma üles salvestama tulin. Juhtus siuke Creepers asi, et lugupeetud 1-aastane Osi Osman The Cat kaotas igasuguse suunataju ja mingi enda ümber olevate asjade tunnetamise oskuse ja literaali jooksis peaga vastu lauda. Siis ta põrkas sealt tagasi nagu mingis multifilmis, vaata. Oh my dear lord. Siia vist on paslik öelda aitäh kõigile, kes mulle kirjutasid eelmise saate peale seoses nende kasside omavaheliste suhetega, aitäh. Said sa abi? Ma lähen nüüd Jackiga ülehomme arsti juurde ja siis ma arutan arstiga ka korra seda asja, aga üldiselt pakuti nii kontakte kui ka
Ravimeid, mis on enne töötanud ja äkki töötavad nüüd ka. Okei, no see on küll hea kuulda. Minu loomauudistest on nii palju, et viimasel nädal või ühesõnaga nädala jooksul nüüd siin on olnud korra äike, mille peale Laada ronis mulle voodisse magama ja siis ta käis veel mitmel öösel voodis magamas. Nüüd on ta jälle tagasi diivanil, mis ei ole üldse, ma ei ole üldse selle vastu, ainult et ta tuleb minu pattide peale, ta ise on nihuke kolakas. Ja siis ta tuleb ja ta teeb ennast nii väikseks rulliks kuidagi siin pattide vahel ja kui Daniel on ka, siis ma olen seal vahel kuidagi niimoodi. Aga igal juhul tegelikult ma ju tahtsin, et hakkaks mul voodis käima. Nii et see on olnud ka tervitatav nähtus, nii tore, kui ta on mul seal. Aga samas I like my personal space. Nii et it's best for everyone if I get my alone time. Ja unenäod on olnud päris pöörased, näiteks ma nägin täna unes, et keegi üritas mind ära tappa, mingi mees pani käega niimoodi tagant ja siis vajutas ninad ja suud kinni ja märkasin selle peale ülesse. What? Miks nagu nii Ma jõhkralt? õnneks rohkem detaile ei mäleta. Teine detail oli see, et ma nägin unes, et me sõime Danieliga kartulisalatit. Mul on täiesti nagu 0-100. Jah, on küll. Mul jälle ADH kikib sisse, et kartulisalat alati tuletab mulle meelde, kuigi see on nagu mega hea ja ma jumaldan kartulisalatit nii teha kui süüa, siis mulle tuleb väike minevikutrauma meelde, kui mu esimese lapse isa viis mu enda vanaema juurde kunagi Saaremaal, kellel oli siukene pikakarvaline siuke oranž kass. Ja ma mäletan nii hästi, kuidas ta tõi selle suure pesukausitäie kartulisalatit elutoa laua peale ja kui me seda sealt siis tõstsime, siis sealt tuli kassi karvade vahelt kartulit otsida. Selles mõttes, et ma elan ka nagu karvu täis elamises ja pesumasin regulaarselt ummistub ära, isegi kui ma teda puhastan regulaarselt nüüd, sest et Daniel vaatas mulle pikalt otsa ja ütles, kas sa ikka teed seda. Aga arvestades, kuidas Laura tuleb ja viskab kõik asjad kohe pessu ja siis ma pean neid pesema siin seda tagajärgi mitu päeva. Ja lappimiseni ka veel jõudma. Aga ühesõnaga söögi sees siiski pigem harva õnneks. Mina ka mõnikord leian, aga see on tõesti nagu harva. Ma arvan, et see on mingi, ma ei tea, kord kuus, maybe üks nagu. See ju ikkagi, ja nüüd ma saan aru, et mul on iga salatiga vist mingi trauma. Mul on suitsukanaga. Aga vaata, see kõik on siuke väga magus stuff, mille me võiksime jätta pre-show'sse. Just, täpselt. Ülipõnev. Aga näete. Alrighty, aga minul on täna üks krimi ja 2 kummituslugu, mis ei ole omavahel vist kuidagi temaatiliselt seotud, aga vaatame, kas me suudame ühise teema välja võludasid või mitte. Ja meil vist teadaandeid praegu ei ole. Kas meile on YouTube'i võitja kirjutanud? Ei ole hetkel veel. Siis palun mine vaata YouTube'is, ma jätsin kommentaari võitja. On küll, ja, laivi võitja. On. Minu paha. Okei, no siis on väga hea, siis on sellega ka kenasti. Ja Patreonis oli siin ka vahepeal väike mure kellelgi, et kaup ei ole hakanud liikuma tema suunas, et ma siis ütlen igaks juhuks üle, et kindlasti andke meile teada sellistest juhtumitest, aga Patreoni merch'i saadab Patreon ise, nii et siis tuleb kindlasti nende support'i kirjutada ja nad loodetavasti ajavad asja korda. Vähemalt seni on olnud meil väga head kokkupuuted selle tiimiga. Aga lähme siis maikuusse aastasse 1994. Ja oli siis 11 mai, kui kell 10:30 hommikul sisenes siis Kaitseliidu Tartu malevkonna staapi umbes 25-aastane noormees. Ja sel hetkel oli siis staabis valves 3 vanemat kaitseliitlast. Ja noormees siis ei tutvustanud ennast, nõudis sisselastmist ja tahtis kohtuda Tartu maleva juhtidega. Ja ta oli siis ukse vahelt nii-öelda sisse tunginud, kui siis vahtkonna ülem, Kaitseliidu staabikompanii ülem 73-aastane Robert Moorel andis häire ja Mooreli sõnade kohaselt siis tungis noormees talle kallale, lõi teda rusikaga rindu ja näkku ja selle peale tõmbas siis Moorel oma Makarovi püstolile kuuli rauda ja tulistas sissetungijale ringkere alaosasse. Kiirabi viis siis noormehe Maarjamuise haiglasse, kus ta siis tund aega hiljem suri.
ja hukkunud taskust leiti hiljem Kaitseliidu liikme pilet. Tegemist oli siis 25-aastase Luunja valla elanikuga, kes kuulus Kaitseliitu ja oli ühtlasi Eesti üliõpilaste seltsi liige ja ta nimi oli Priit Maamets. Ta oli väga aktiivne kaitseliitlane ja organiseeris ka teisi Kaitseliitu astuma. Ja siis kohe vahetult pärast seda juhtumit öeldi siis, et loomulikult algatatakse kriminaalasi tapmine hädakaitse piiride ületamisel ja Eesti Kaitseliidu ülem, kes toona oli siis major Johannes Kert, ütles, et ta ei pea õigeks, et Morel relva kasutas. Tsiteerin, kaitseliitlane Robert Morel oleks pidanud käituma vastavalt määrustikule. Kui on oht, et keegi ei allu vahtkonnas vastutava isiku korraldustele, siis tuleb teda hoiatada. Kui on näha, et hoiatusele ei reageerita ja toimub järjekordne mitteallumine, siis tehakse hoiatuslask ja alles pärast hoiatuslask on õigus tulistada pihta. Vahetu kallaletungi korral on õigus relva kasutada ilma hoiatuseta. Nii, see oli siis kõik see vähene, mis alguses ma suutsin kokku kraapida, aga siis kohtujuttudest juba saime natuke rohkem teada, mis seal siis juhtus. Moreli üle toimus siis kohus septembris 1995. aastal ja Tartu linnakohus siis mõistis selleks hetkeks 74-aastase Robert Moreli süüdi teoloogia üliõpilase Priit Maametsa tahtlikus tapmises ja relva ebaseaduslikus kasutamises ja määras talle siis karistuseks 5 aastat kinnises vanglas. Ja seda 5-aastast karistust nõudis ka siis prokurör ja lisaks ta siis pidi maksma 7000 krooni matusekulude katteks. Ja Robert Morel ennast siis kohtus süüdi ei tunnistanud kummaski kuriteos, ütles, et tema enda teada tulistas Maametsa jalga ja samas kohus siis leidis, et Morel rikkus garnisoni määrustiku nõudeid, et mille kohaselt kõigil juhtudel, kui aeg ja olukord seda lubavad, on relva kasutaja kohustatud enne hoiatama ja võimaluse korral abi kutsumisega siis üldse ära hoidma nagu relvade kasutamise. Ja Morel siis oli küll abi kutsunud, aga ta tulistas seda noormeest enne, kui valves olevad mehed jõudsid üldse nagu midagi teha. Ja Morel ise põhjendas siis kohtus hoiatuslasu tegema jätmist sellega, et tsitaat, kuul oleks võinud minna jumal teab kuhu. I mean, parem siis juba sihtida või? Nagu, mis asja? Ja kohus muidugi leidis, et selline põhjendus ei anna mingit õigust tulistada ilma hoiatamata relvitud inimest. See on ka nagu, et see Maamets oli relvitu. Ja seal olid ka tunnistajad, need ütlused olid üsna vastukäivad, et osa tunnistajaid väitsid, et olid kuulnud Moreli käsklust välja, mida siis Morel enda sõnul pidas piisavaks hoiatuseks. Teised tunnistajad ei olnud selliseid hüüatusi kuulnud. Morel ise ütles, et kannatanu karjuste peale sõnadega kuradi mõlkus. Mõlkus või? Mõlkus, jah. Nii tore sõna. Ja seejärel tunnistas, et kannatanu ütles talle, ärge karjuge mu peale. Ja seda lauset kuulis siis kõik tunnistaja. Nii et see Maamets ise oli siis ärritatud sellest või tähendab, et Morel oli siis ärritatud Maametsa käitumisest ja kohus lükkas siis Moreli väited ümber, nagu oleks nagu oleks kuul tunginud ohvrile jala asemel rindkeresse seetõttu, et Maamets samal hetkel lõi Morelit vastu nägu. Et see, mis ma alguses ütlesin, ikka kohtus nagu ei leidnud tunnistust või tõestust ja samuti leidis kohus, et kuna Moreli hüüde peale tulid kohale 2 valves olnud relvastatud kaitseliitlast, siis ei olnud ka mingit hädakaitsest nagu siin juttu. Ja muidugi tehti ka see psühhiaatriline ekspertiis. See näitas, et Morel on võimeline esinema kohtus ja kandma karistust. Ja sama ekspertiisi põhjal oli siis Moreli mitmeid motivatsiooni iseärasusi lahinghoiaku tekkimiseks. Ja nendeks olid siis Kaitseliidu staabi ja varade valvamine, noortele ettejäämise tunne Kaitseliidus, vaeslapsena kasvamine, Kaitseliidu relvade kadumine valvepostidel. Ehk siis 73-aastane mees tundis, et ta kuidagi kaotab oma mis iganes staatust või midagi sellist. Ja Maametsa iseloomustati kui loomult väga rahulikku inimest, kes oskas alati konflikte sõnadega lahendada ja ta kuulus Kaitseliidu Tartu malevasse ja oli siis Eesti üliõpilaste seltsi liige, nagu ma ütlesin, ja otsuse tegemisel arvestas siis kohus ka kohtualuse kõrget vanust, tema kahetsust, et on põhjustanud ikkagi noore mehe surma ja siis samuti seda, et Maamets ikkagi käitus ebakorrektselt.
ja aga Morel siis ikkagi hakkas edasi kaebama ja mis on minu jaoks, mis ei tulnudki nagu välja, oli see, et mida see Maamets tegelikult siin tegema läks. Et miks ta siis nagu, keda ta näha tahtis, mille pärast nagu, et see ei tulnud nagu kuskilt välja. Siis ringkonnakohtu istungi eel sai siis Robert Morel enda sõnul närvivapustuse, istungile ei ilmunud ja siis toimus siis detsembris uus ringkonnakohtu istung, aga seal jäi siis karistus jõusse. Ja kaasadvokaadina esinenud major Tiit Tammeta selgitas, et Eesti garnisoni määrustik ei nõua hoiatuslasu tegemist ega ka määratle nõndanimetatud äärmuslikku olukorda relva kasutamiseks. Ehk siis see oli see, millega nad väitlesid nagu, et kuna kirjas ei ole, et peab hoiatuslasku tegema, et siis ma ei hakka tegema, sest kuul võib minna ju jumal teab kuhu. Aga prokurör jäi seisukohale, et Tartu malevastaabis oli valves 3 relvastatud meest, kes oleksid suutnud relvitut astmahaiget noormeest peatada ka ilma tema pihta tulistamata. Ja Riigikohtu loakogult ta menetlusluba ei saanud. Ja siis oli tal veel võimalus presidendilt armu paluda ja vahi alla võeti ta siis alles märtsis 1996, kui ta siis viidi Tartu arestimajja. See on nüüd Postimehe artiklist, mille autor oli ilmselt Nils Niitra, kes kirjutas siukse lõigu. Tartu arestimaja komissar Vladimir Podberjožnai kinnitas, et 1. märtsil toodi Morel arestimajja. Vaatamata meie kitsastele oludele on ta praegu eraldi kambris, täpsustas komissar, kui tuli jutuks teiste kinnipeetavate suhtumine üliõpilase tapnud vanamehesse. Okei. Mõtle, selles mõttes me oleme hetkel podcasterite rollis ja võime hinnanguid anda, aga ajakirjanik uudises võib-olla ei peaks seda tegema. Ilmselt mitte, jah. Ilmselt mitte. Ja siis ühesõnaga seal oli ka kirjas, et see 5-aastase vangistuse täitmisele pööramine viibis, sest Tartu linnakohtusse tuli ringkonnakohtust küll vastav otsus, aga sellega polnud kaasas kriminaalasja toimikut. Nii et ta siis jalutas ka näiteks vabariigi aastapäeval rahulikult ringi, munder seljas ja tervitas rivistusel võitluskaaslasi. Ja arestimaja komissar siis ütles, et praegu ootab ta Meri otsust ja närveerib. Ja ühesõnaga siis kõigepealt aprillis 1996 jättis Lennart Meri rahuldamata selle armuandmispalve ja siis on veel üks huvitav detail Moreli taustast, et ta oli teise maailmasõja ajal Eesti vabaduse eest võidelnud mees, osales juba 1941. aastal metsamennana võitluses Punaarmee vastu, hiljem teenis 45. rügemendis ja tema sõjaaegset tegevust peeti siis aktiivseks panuseks Eesti iseseisvuse kaitsmisel. Ja 1998. aastal otsustas siis Kaitseministeerium Andrus Ööväli juhtimisel jätta Moreli ilma vabadusvõitleja mälestusmedalist ja põhjendus oligi, et sõjaaegne vaprus üksi ei ole piisav, et sellega peab kaasnema ka hilisem vastutustundlik käitumine, näiteks mitte tudengite tapmine. Näiteks. Ja siis samal ajal leidis Tartu vabadusvõitlejate ühendus, et tema hilisem kuritegu ei muuda olematuks tema varasemat võitlust Eesti eest, nii et argumendid mõlemal poolel. Aga president paistab, et andis tal ikkagi armu pärast 1,5-aastast karistuse kandmist, et ilmselt siis seetõttu, et ta oli nii vana. Ja Geni andmetel siis samanimeline mees suri 2011. aastal 89 aasta vanuselt. Kuigi seal all on märge, seal on viide selle samal Postimehe artiklile ja siis on märge, et tegemist on tõenäoliselt kellegi samanimelise isikuga, aga esiteks see nimi on juba päris eripärane ja teiseks kõik aasta, nagu sünniandmed nagu klappisid. Nii et võib-olla oli tal nimekaim, võib-olla mitte, aga igal juhul tänaseks oleks ta siis 106-aastane, nii et ilmselt teda ei ole enam meie seas. Aga jah, üks väga kummaline lugu Tartust, millest ma ei olnud ise kuulnud, sest ma olin siis 10-aastane ja 90-ndatel oli nii palju tapmisi, et mingid siuksed asjad ilmselt kuidagi ei läinud nii suureks, kui nad ilmselt täna läheksid.
Ja mul meenus praegu, me siin salvestame teisipäeval, eks ju, et täna tuleb ilmselt Sildarude teemal ka selline postitus, mis tugineb ajale, millal ise veel väga suur ei olnud. Ja. Kes see kirjutas sellise keskaja inimene vist kirjutas väga hea paroodia Kristel kirjutas ka midagi, jaa. Et mina, Henri, mäletan hästi veel aega, kui hakkas maavahetus protsess ja juba toona ütles Villu Reiljan, et struktuurides on kallutatud jõud, see on tänasel päeval jällegi rohkem tõde kui vale või midagi sellist nagu. Igal juhul täna on üks hea päev. Mina avastasin just, et ma ilma prillideta mitte muhviga ei näe enam, nii et olgu pealegi. Aga minu lood on täna Facebookist grupist, mis praegu kütab jälgijaid juurde nagu hullumeelne. Ma tean, et Dagmar on seal, ma tean, et Laura on seal. See on see Laura grupp või? Ja siis ma mõtlesin, et ma teen kiiresti selle liigutuse ära, et ma kahman sealt midagi enne, kui te kõik olete seal. Ühesõnaga, meil on siin toredad eestlaste lood, veits creepy'd lood. Ja kuna see on kinnine grupp, siis me ilmselt ei hakka seda välja ütlema, mis grupp see on. Ja. Kuidas sinna kutse saate, sest et see on vist kutsumisega, sinna vist niisama ei saa ise. Ei, mina vist sain niisama. Nagu, mind kutsus Laura. Okei, Laura mind ei kutsus. Ütlesid Laura kõikidele, kes kogu aeg reageerivad, kui me Laurast räägime. Laura, kuule. Miks sa ei kutsunud mind? Mis sul on siis nüüd häda? Kutsu Heidi ka. Oled juba seal. Ma põhjenduseks kirjutasin Laura kutsus ja sellest piisas nagu. Okei, ma ei tea. Minu käest ei küsinud keegi midagi. Igal juhul lugu siis järgmine. See oli umbes 15 või 16 aastat tagasi, kui viibisin ühel kevadpäeval Lõuna-Eesti, ehk siis nagu me kõik juba tänaseks teame, Ladina-Eesti. Metsade vahel sõbra juures ning kütsime suitsusauna. Mulle nii meeldib see idee nagu, nii tahaks seda teha praegu. Kui õhtuks oli saun köetud ning võtsime juba esimest leili, lahkus lavalt mingi hetk minu sõber. Jäin veel üksinda lavale leili viskama ja head sauna nautima. Mingil hetkel just kui tundsin vajadust hakata ümisema. Või ma ei teagi, kuidas seda jorisemist nimetada. Minu küsimus selles kohas oleks see, et kas saunas käidi mulliveega või millegi muuga. Mingi muu mulliga. Mingi muu mulli. Igatahes saunalaval ma seal nagu sorts loitsisin midagi või kedagi. Kui leilist oli küllalt saanud ja oli vaja minna jahtuma, ütles keegi mulle sealt samast lavalt, et ma väga kaugele ei läheks. Ma ei pööranud sellele esiti tähelepanu ning istusin sauna eesruumi toolile maha. Mäletan, et kõik tundus kuidagi nii kerge. Käed olid nagu kaalutud, ei valutanud, jalad olid värsked ja tundusid sellised tugevad, puhanud. Pea oli selge ning mõnus ja nii hea oli olla. Istusin mõne minuti veel toolil ja mõtlesin, et lähen vaatan, kuhu sõber küll jääb. Kuid lavalt kostis üsna selge. Stopp, ma ütlesin, et sa kaugele ei läheks. Seisin juba sauna uksel, kuid pöördusin siis tagasi, et vaadata, kes see sealt lavalt minuga räägib. Mul oleks vaja veel põhjuseid, miks mitte minna sauna nagu. Ja ma nägin hämaras laval iseennast istumas. Ma arvasin, et see on see. Ma arvasin, et see on astraalprojektsioon ja et sellepärast, et oli nii kerge ja et ära mine liiga kaugele oma kehast. What the hell? Nagu... Ta vaatas mind tõsiselt ning ütles, et ma hoolitsen sinu eest ja et tuleksin nüüd tagasi. Sel hetkel ma ehmatasin, külm jutt käis üle keha ning tõusin justkui hõljuma. Hakkasin veel rohkem kartma ja minestasin vist. Sest edasi mäletan, et tõusin lavalt püsti ja tulin hirmununa leilil ruumist välja. Sõber, kes oli õues olnud ja nüüd tagasi eesruumi tuli, veel küsis, et kellega ma seal rääkisin ning miks mu ilme on just nagu ma oleks vaime näinud. Ei tea. Ma ei rääkinud tollal talle, mis oli juhtunud ja ka tänaseks ei ole ma seda lugu julgenud väga rääkida, sest need, kellele olen,
peavad seda mingiks luuluks või pettekujutelmaks. Kuid mina usun, et mu hing sai kehast kuidagi välja. Peale seda olen teadlikult teinud kord 2 aastas selliseid hingele pairännakuid ja keskendunud iseendale mingitel perioodidel. Mina jäin uskuma, et peale maise ilma on siin maailmas ka vaimne pool. Siiski on mul tänaseni küsimus, miks mul ei lubatud üle sauna lävepaku astuda, aga eks seda saan ma alles tulevikus teada. Issand, kui hea. Ma arvan lihtsalt sellepärast, et sa ei leia, et mida kaugemale sa lähed, seda keerulisem on tagasiteed leida ja sa ei taha jääda ekslema sinna, ma arvan. See oleks nii halb, mõtle, et sa lähed liiga kaugele ja sa ei saagi tagasi nagu. See on nii halb, see on umbes see Koopa leveli halb. Ja, aga see on nagu teistmoodi lõks, vaata. Aga väga tore, et sul siuke kogemus oli ja ma loodan, et sa kuulad meid ka. Ma loodan ka. Aga teeks väikse kiire peatuse ja tervitaks meie YouTube'i liikmeid ja Patreoni toetajaid, patreon.com/kikimaurid. Sealt leiab igast kraami, boonusosasid ja nagu te kuulsite täna, siis ka mingi pre-show hakkab sinna tulema, ma ei tea. Kui te tahate. Kui te tahate, või siis kui meie tahame ka. Kui meie tahame, jah. Ja saate teemasid saab hääletada, mitte nüüd enam see hooaeg, aga oota, ma nüüd ütlen ära selle, kaua meil on jäänud. Meil on jäänud täpselt 1 saade veel ja siis tuleb hooaja lõpusaade, nii et kipelt saatke palun kikimaurid@gmail.com kirju, et Kirstu-Liis saaks neist kokku panna ühe võimsa, toreda hooaja lõpu ja siis me puhkame kuni mingi hetkeni juulis ilmselt. Ühesõnaga kuukese võtame. Võtame kuukese. Meil on ideid, kuidas hoida teid lõpustatuna siin vahepeal ka. Nii et see teadaanne siis ja aitäh kõigile, kes meid juba toetavad ja kui te ei saa või ei ole võimalik tulla liikmeks, siis levitage lihtsalt head sõna, et näete, suvel siin siuke hea kuulamine, kui pole tükk aega saanud kikimauridele järjele, siis suvel on võimalik kõik vanad osad ära kuulata. Aga võta siis äkki YouTube. Ma võtan YouTube'i. YouTube'i armsad nunnud ja imelised liikmed, ehk siis aitäh, Mõnglike, Inkers Melody, ma arvan, Maarja, Maret, Madli, Sandra, Pisike, Alice, Kairit, Vanamutt, Tiina, Martin, Steffi ja Vanamutt oli päriselt, Birgit, Jane-Riin, Ave, Jaanika, Õnne, Egle, Liisi, Marek endiselt imeliste seljalihastega, Marge, Tondi, Kati, Saša ja Pirja. Lihtsalt everyone is so creative nagu nende nimedega, see on nii äge ja aitäh siis vippkülmaveristajatele, kelleks on Indrek, Mumm ja Valkergeist, Karina, Anne, Mai ja Taki, Ghost, Tsirkle K, Pekooni Vrapper ja 3 musimärki on siis Daniel sel korral, Tsirkle K, Pekooni Vrapper. See on ta lemmikasi maailmas vist. Ei, ta lemmikasi maailmas on minu tehtud praemuna. Vähemalt nii ta väidab. Aga Tsirkle K, või noh, selles mõttes Tatueli. Ma kuulen täna jälle lihtsalt ainult siukseid asju. Laura ei kutsu gruppi, Taki ei prae mulle muna, nagu mida, kuhu ma pöörduma pean? Sa pöördusid täpselt õigesse kohta praegu. Ma tulen ja praen sulle muna. Aitäh. Nii, aga aitäh Kikide sõbrad, Maimu, kes pole kalalaps, Mari-Liis, Hufflepuff, Bentley Heiks, Evil Devil ja aitäh külmaveristajad Endre, Kelly, Kräkiga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini, Kräkiga Kadi, Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krits, Valgesiil, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Maiken, Ansu, Marta, nimi veel kord muudetud, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Regli, Y-ga Annika, Kristi, No Name, Airi Soomest, Häli,
Karena ja süvariigi kriminaalne Pippi. Ja tänud ka Gretsu, Diana from the Moon, Bell, Gratu, Käti ja vanaisa minge vetsa. Noh, Ma ei ütle seda nime nii välja. Vanaisa vanades aluspükstes Eeva tütar. I'm not doing it nagu. Sorry. kusjuures Daniel küsis, et kas juba on tekkinud terve hunnik nimesid, kus on see sõna sees, mida me ei ütle Vähemalt välja. üks. Üks on nüüd tekkinud. Ja aitäh Madara, Kiku Krissu, stressikliiniku kaaspatsient, lihtsalt kõrvits Eveliine, Toritol House Studio, kummitusnukud, Anette, Maret, Paul, Tõnsa, Maris, Maret ja Mari-Liis. Nice. Kurat, ma ütlen, liiga palju ideid on pandud pähe. Me ise anname muidugi. No jaa, aga selles mõttes ei tööta. Isegi selles mõttes ma läksin praegu hooga peale. Mul lihtsalt vedas, et see oli teise lehekülje esimene ja mul oli aega mõelda, enne kui ma lugesin. Oh boy. Aga olgu, ma räägin teile, mida Maia kirjutas 2014. aasta juulis Paraveebi. Tere, alustuseks nii palju, et olen suht skeptik ja varem selliseid juhtumeid pole täheldanud. Nüüd aga hinges kripeldab ja küsimusi on mitmeid. Soetasin siis lõpuks oma kodu. Ostsin möödunud jõulude aeg endale korteri. Siiani on mu elu kulgenud mööda üürikortereid. Soetasin selle 40-ndates mehelt, kel perelisa ja mujale kolimine nõudis vastavat tegu. Korterisse jäid üürnikud, kes olid ka seal eelneva omaniku ajal. Üürilised lahkusid märtsis. Korter jäi tühjaks. Alates jaanipäevast olin seal 6 aega. Kogu seik on siis sellest ajast. Et sel hetkel, kui ta kirjutas, oli ta siis välismaal leiba teenimas. Nii. Maja on 1960. aastast 8 korteriga ja minu oma 2-toaline esimesel korrusel. Remont on tehtud aastal 1990 ja korterisse jäid mõned mööbliesemed eelmistest elanikest. Plaanin suuremat remonti. Esimesel nädalal oli see värskendust vajav korter niiske ja tuulutamata. Kütsin ahju ja kaminat ning olemine sai kodune, hubane ja kodune. Tegin remondiplaane. Tuttava soovitusel ja omast teadmisest tegin nõndanimetatud puhastuse oma uues kodus. Käisin valge küünlaga elamise kõik nurgad päripäeva läbi, puistasin meresoole ja mõttes lihtsalt pobisesin. Puhtaks ja heaks, puhtaks. Lihtsalt tegin selle ära. Kirjutan, sest see tundus sellel hetkel lihtsalt mingi veidi jabur asi, aga juhuks, kui sellel on edasisega seost. Järgneval nädalal oli mul korteris ka minu elukaaslane puhkusel. Lihtsalt nüüd me jõuame sectionini. Lihtsalt ühel õhtul kadus korterist elekter. Nuputasin, et ilmselt on viga vanas juhtmestikus ehk lühis või ülepinge ja viskas korgid välja. Korteri siseses kilbis kõik lõpsud kaitsed sees. Koridoris asuvas kapis meie korteri kaitse väljas. Mees lülitas kaitsme sisse ja keerasime loo mõne naabri kraesse, kellele uued ei meeldi. 3. nädalal läks asi aina kummalisemaks. Mul on lapsed, poeg ja tütar suured. Vaatamata eelnevale elektrijuhtumile oli korteris endiselt hea olla. Kuid järjest enam avastasin, et ma ei taha öösiti magada selili ja näoga ukse poole. Uni on häiritud. Lihtsalt ärkan ülesse, pea tuikab. Korral lihtsalt isegi ärkasin, sest kõrvus mingi susin ja vilin. Segased unenäod. Vahel on öösel tunne, et keegi tuleb ja seiseb voodi kõrval, selja taga. Tunne, et keegi on veel. Lihtsalt ärkad selle peale üles. Ühel ööl kella 5 paiku hommikul ärkan selle peale, et suur must ämblik seina peal vaatab tõtt. Ma ei karda neid tavaliselt ja ka ei tapa neid, aga see isend just nimelt ajas mind üles oma kohaloluga ja oli nii ebameeldiv. Mõtlesin, et okei, las tema siis olla ja proovin edasi magada. Never ei juhtuks sihukest asja, nagu mitte kunagi. Edasi magada või? Jaa. Ei saanudki magada, rahutu. Vaatan, ikka passib seal. Siis uuesti silmad kinni ja soovin mõttes, et see on minu kodu. Mina elan nüüd siin ja mina oma koju. Teen silmad lahti ja läinud. Hommikul kummitas mõte, et ilmselt sõnumitooja, aga ei mõistnud, kes mis. Siinkohal, et varem korteris ämblikuid ei täheldanud. Koristuse käigus ka mitte ja küttepuudega polnud ka tuppa vedanud. Selle kohta ma ütlen, et
honestly, mul on jumala palju ämblikke ja sa ei pruugigi neid näha selles mõttes. Nad on väga osavad peitma ennast. mina Eriti kui leidsin sul on enda omad puuküttega. üles, kusjuures ma leidsin nad üles, ühe leidis Osi üles, see oli vannitoa aknast vanni suutnud ennast ajada ja teise ma leidsin trepi alt nurgast, seal oli väga korralik elukeskkond tekkinud juba Jan-Eeriku kastimajanduse taha. nii et ma ei tea, mis tast edasi sai. Ma arvan, et kiisud tegid oma töö. Ja just jälle üks päev vaatasin, kuidas sussu ka mingit ühte jälitusega. Ühesõnaga, ämblikud jõuavad kõikjale. Miks mu arvuti nii imelikult käitus praegu? Okei, never mind. Nii. Jätkab siis Maia. See kellegi kohalolu pole pidev tunne. On päevi ja öid, kus oled üksi oma tavalises elurütmis. Unustad juhtumid ära. Siis aga jälle justkui tajud, et keegi on. Seda enam, et olen palju kortereid vahetanud ja kusagil varem pole seda tunnet kellestki veel olnud. Veel näiteid, miks asi kahtlane tundub. Ühel õhtul istun mina magamistoas voodil ja vaatan arvutis saateid. Kell on 11 õhtul. Tütar ja noorem õde väljas pralletamas. Järsku kuulen, et köögist veekeetja keemis kohinat. Algul ei pannud tähelegi, sest süvenesin netti. Arvasin, et lihtsalt kujutasin ette. Mingi aeg hiljem jälle kuulan klõpsu ja veekeetja hakkab keetma. Kodus olin vaid mina üksi. Ehmatasin, läksin kööki ja tõmbasin juhtme seinast välja. Mõistus ütleb, et äkki nii vana veekeetja, et ajab läbi kusagilt ja lühisesse ja bla. Kuigi eelnevad nädalad on sellel masinal ööd kui päevad juhe seinas olnud. Poen voodisse tagasi ja minut hiljem tulid lapsed väljast. Räägivad, et kummaline. Nemad pimedas koridoris lülitit otsisid, kui nemad pimedas koridoris lülitit otsisid, et tuli põlema panna, siis 10 sentimeetrit enne lüliti puutumist läks tuli ise põlema. Siis kustus jälle ära. Teist korda sama asi. Rääkisin siis neile oma juhtumi. Sellel ööl magasime kõik 3 ühes voodis hirmust. Hommikul keerasime asja naljaks. Kontrollisime, et äkki koridoris miski liikumisanduriga valgusti. Ei. Siis jälle ühel õhtul koos oma elukaaslasega. Kuuleme, et veekeetja jälle üksi tegutseb. Konkreetne lüliti klõps. Juhtisin oma uskmatu mehe tähelepanu keemiskohinale köögis ja viitasin, et ma pole hull, sest ka varem on selline asi olnud. Olime kodus 2. Kaine mehe mõistus targutas, et vana masini, et edaspidi juhe seinast väljas peab olema tuleohutus. Minul aga aina süvenev kahtlus kummalisest külalisest elamises. Veel, tunnen ma magamistoas lõhna, eriline hais. Esimese mõttena raipehais. Paaril korral vaid magamistoas, kindlas kohas. Aegalt viskab. Mees ja lapsed ei tunne seda. Ja viimane juhtum. Tulime mehega hommikul korterist ära. Panime eelmise päeva ahjuplaadi likku. Tüdruk jäi veel magama ja tema pidi ka mustad nõud ära pesema. Helistab mulle, et sinna leotusvette pannile oli tekkinud nägu. Rasvast ja veest moodustunud kujutis. Arvas, et talle lihtsalt tundub. Segas siis pildi lusikaga segamini. Toimetas tunnika muid asju ja jõudis ringiga nõudepesuni. Ehmatus oli suur. Näokujutis oli tagasi. Mitte lihtsalt nägu, nagu hiljem naljatasime, vaid karjuv nägu aukus silmadega. Nii tüdruk kirjeldas. 2 korda ei saa ju ette kujutada asju. Veel nii selge pilt. Olen ma perega neist juhtumitest naljakad lood mõelnud, et kisedav nägu pesuvees on ilmselt sellest, et veekeetjat me juhtmega seinas ei hoia. Küllap see keegi solvus. Tavaliselt peale esimest ehmatust ja hirmu oleme kõik asjad kaine mõistusega mingiks käega katsutavaks juhtumiks mõelnud. Vanad kodumasinad või aegunud juhtmestik. Olen paar nädalat korterist eemal olnud. Kõnealune korter on meil puhkusepesake. Aga see kellegi olemasolu selles kohas ei anna mulle asu. Lihtsalt nii kummaline ja erinevad nähtamatud asjad juhtuvad. Küsimusi kah kuhjaga, et kas siin keegi elab meiega, kas ma võisin teda ärritada oma puhastusrituaaliga, kuidas ma tean, kes ta on ja miks ta on ja ühesõnaga, et kas siis ka eelmiste omanike mööbel võib olla sellega seotud. Ühesõnaga, tal oli igast palju küsimusi. Millele siis osad viitasid, saatsid teda mingite selgeltnägijate puhastajate juurde, aga rohkem ta ei olnud kirjutanud. Seda nõudepesu / kraanikausi koletist ma hakkan edaspidi vabandusena kasutama. On täitsa võimalik, et ta kuidagi kolib ka vannituppa sinna, kus must pesu käib. Ma arvan, et mul on see nägu puhta pesukorvis, kui kõikides hunnikutes, ma sellepärast ei saa. Seal ka. Jah.
Sorry, Laura, see on lihtsalt see õudne nägu seal. Ma ei saa. Midagi Kui ei sa ole tuled teha. juunis ja on ikka veel aprillikuu pesu voltimata, siis see on sellest. Jah, kui sa ise näeksid seda nägu, siis sa ka ei Jaa, voldiks. täpselt. Sa ka ei voldiks, kui sa näeksid nägu. Olgu pealegi. Lähme siis järgmise kummitusloo juurde, mis ei olegi tegelikult päris kummituslugu, aga on lihtsalt nagu creepy. Nii. Enda teadmata lõin vist sellise olevuse, mida nimetatakse tulpaks. Seda ma lugesin ja mul oli hea meel, et see inimene tuletas mulle meelde tulpad. Nii et võib-olla ma sellel teemal kunagi teen ka pikemalt. See on komm. Igal juhul kirjutab ta siis niimoodi. Umbes 3 aastat tagasi olin meeletu pinge ja stressi all, mis tulenes mu töökohast. Me oleme ka seal olnud. Jah, õnneks töökoht enam seda pinget ei valmistu, aga kui sa oled juba läbi põlenud, mul on aasta aega, kus ma olen freelance eraettevõtja tudeng ja ma nüüd sel kevadel tundsin nagu päriselt, et see läbipõlemine jõudis alles kohale, nii et see on rets ikka. Olin meeletult kurnatud täis hirmu ning ärevust. Igapäevaselt valdas mind kohutav trots ning lõpuks raev. Tegelikult oli see juba mitmes aasta antud ametis ning stress seal ainult kasvas. Uut töökohta, kui sakilt ei tulnud, ära ka ei saanud minna, sest kuidas ma siis arveid maksan. Make sense. Stress mõjutas ka mu füüsilist tervist. Ma ei suutnud absoluutselt magada. Keskmine uneaeg oli umbes 2,5 tundi, mida on nagu jube vähe. Seda põhimõtteliselt ei ole. Jah. Päris tihti ärkasin ka öösiti üles, sest mu süda valutas füüsiliselt. Kui jäin magama suurest väsimusest, siis nägin praktiliselt iga kord unes suurt elajat, mis mind ründas. See elukas nägi välja nagu suur must hunt, mis moondus karuks. Enda rahustamiseks jalutasin igal vabal momendil looduses. Mäletan nii selgelt ühte oma unenägu, kus samuti jalutan lumises metsas, kus on täielik rahu. Siis äkki puude vahelt tuleb see sama elajas ja hammustab mind näost. Enne, kui ta mu põse näost ära suutis rebida, sundisin ma ennast üles ärkama. See tundub umbes sama kategooria uni nagu sinu see tänane tapmine. Ja. Päriselus tundsid terve päev tema hambajälgi oma põsel. See elajas oli minu stress. Ma olin selle ise ellu toonud oma muremõtetega talle kuju andnud. Loomulikult mitte tahtlikult. Tegelikkuses olen terve elu elanud kroonilise stressiga, mis tulenes traumaatilisest lapsepõlvest ning see töökoht oli minu nii-öelda viimane piisk. Tol ajal elasin koos õega ning meie juures oli ka tema kass. Tavaliselt lemmikloomi magamistuppa ei lasknud. Aga mida hullemaks mu unenäod läksid, seda rohkem mu õe kass mu magamistu ukse taga kraapis, et ma ta sisse laseks. Loomad teavad. Kusjuures on ja siin ma olen ka tähele pannud seda, et nagu, mul on see kõrvade vilin tekkinud jälle. Ja kuidagi ajastus, enne küsisin, kas midagi kõedat on ka juhtunud. Ma ignoreerin neid asju. Ma mõtlen, see on esimest korda, kui ma selle saate ajaloos seda küsin. Ja on täitsa esimene kord. Ja kui mul on uks kinni vahelt olnud, siis kass kraabib ukse taga, aga ma ei tea, kas see on sellepärast, et ta lihtsalt nagu sooda natukene või sellepärast, et ta tunneb midagi. Ma ei tea, võib-olla mu kõrvad vilisevad ka mingi liks põhjusel. Nii, mingi hetk olin nii üleväsinud, et ma mõtlesin, et vahet pole enam, nagunii magada ei suuda ning lasin kassile endale kaisu tulla. Nii ta siis magas mu pea kõrval padja peal ning lõi nurru. Tollest hetkest mu unenäod muutusid. Kui see elajas jälle minu poole sööstis, siis üks väike must olevus tuli alati meie vahele ja ajas ta minema. Kuigi ta oli sellest elajast 5 korda väiksem. Mäletan, kuidas köögilaua taga enda õele seda seletasin ning ütlesin talle, et ma ei mõista, kes see pisem olevus on. Mu õde vastas selle peale, kuidas sa ei tea, ikka tead. Ning samal ajal ütlesime tema kassi nime. Ja tõepoolest varsti ma enam seda luupainajat unes ei näinud. Ka füüsilised stressisümptomid leevenesid, aga mu õe kassi tervis muutus palju kehvemaks.
Justkui ta oleks mu stressi või haiguse enda peale võtnud. Tol momendil aitas mul sellest töökohast ning lahkusin sealt ilma, et mul oleks olnud järgmine töökoht. Nii minu tervis kui õe kassi tervis paranes ning rohkem pole ma seda elajat unes näinud. Üks kass. On ja siis ta lisab veel siia täpsustuseks, et õe kass oli tegelikult tänavakass, kellel oli mitmeid tervisehädasi tingitult siis sellest, et ta teiste kassidega oli kakelnud ja varjupaigas plaaniti teda suisa magama panna. Aga ikkagi selles mõttes, et ma usun seda väga kindlalt, et loomad võtavad enda peale meie energiaid ja seetõttu kahjuks ka nende eluead on sellised, nagu nad on. Jep. Aga nad teevad siin jah, olulist tööd teevad, joo. Aga siis mul on üks kummitusugu veel ja selle ma jätan boonusosasse ja seal me siis kohtume juba teatud rahvaga, väljavalitutega ja patreon.com/kikimorid või YouTube'is liitunutega. ma ei tea, kuidas seda eesti keeles nimetada. Iga kord ütlen erinevalt. Ja viimane meeldetuletus, et kikimorid@gmail.com, et jõuda veel selle hooaja saatesse võib-olla kuulaja kirjaga. Ja mis siis ikka, püsige kõhedad. Nii, ma ei tea, Naasu nurrub nii kõvasti, et oh my dear lord. Nii, aga siis jällegi Paraveebi lähme ja siuke kasutaja nagu S5267 kirjutas siis ka maikuus 2016 sellise loo. Tere, siia pöördumine on mu viimane lootus mingit asjalikku abi saada.